Tere! Täna on meil siis loeng liikumise sügavamatest tasanditest. Kes on juhuslikult vaadanud minu videoloengut liikumine kui sügav nauding või kes on käinud minu väe ja mõnu võimluse või mõnujooga treeningutel, see juba teab suurt osa selle nii-öelda esimesest astmest. Kuid täna me läheme sellest veel edasi ja keskendume ainult nendele harjutustele, mis on kõige nauditavamad. Ja neid harjutusi või seda printsiipi kohtame siis ka yin-joogas. Tegelikult väe ja mõnu võimluse raames oli see printsiip üks 4-5 erinevast printsiibist. Kuid kui nüüd kasutada seda printsiipi nii-öelda omaette, siis tema mõju on veelgi suurem ja üllatavam. Sest et nende pikaajaliste hoidmiste, pikaajaliste venituste ajal me liigume süvakudedesse, milleks on siis meie sidekude või sidekoed. Need on erinevaid. Me võime siin loetleda üles meie kõõlused, meie sidemed, meie liigesed. Ja siis on veel niinimetatud fastsiad, mis on tegelikult selline kogu organismi ühendav, läbistav sidekoe, võiks öelda lintide ja niitide võrgustik. Kes on natuke tuttav nüüd vastupingega venitusega, siis seal kasutatakse ära just seda sama printsiipi, eriti traumade puhul, kus siis toimub väga kiire tervenemine tänu sellele, et me taastame sidekoe, mis on saanud vigastada, mis on armistunud, või siis mis on lihtsalt ummistunud, on seiskunud, on kokku kleepunud ja nii edasi, mis tekitab siis keha vastavates piirkondades sellist kangestumist ja valu. Sidekudedele ja yin-printsiibile on omane siis plastilisus. Nende venivus ei ole nii suur kui lihastes. Kui mõni lihas võib venida seal 50%, siis mõni sidekude venib ainult näiteks 4%. Ja siin on toodud võrdpildina siis, kuidas siis teismelistel õgvendatakse nii-öelda hammaste kasvu, et hambad siis klambri abil toestatakse, et nad kasvaksid siis nii-öelda õieti ja sirgelt. Ja me teame, et see klamber peab olema seal küllalt pikka aega ja see nüüd iseloomustabki, kuidas pikema aja jooksul, antud juhul siis luu, kõige kõvem osa sidekoest, annab nagu järele. Aga muidugi kõõlused ja sidemed, kõõlused, mis ühendavad siis lihased luudega ja sidemed, mis ühendavad omavahel luid, annavad kiiremini järele. Nüüd kohe selline küsimus, et miks ikkagi selline printsiip, miks yin-jooga printsiip? Sellepärast ma kordan veel kord, esiteks see on palju nauditavam. Ta on otsekui üks pidev selline sukeldumine mõnusse, naudingusse, võime öelda ka ekstaasi ja lõpuks orgastilisusesse. Sest nagu ma olen tsiteerinud ühte mittekanoonilise Qiguni raamatut, seal mõne harjutuse puhul öeldakse, et kui te seda tehes ei koge sellist orgastilist aistingut, siis te lihtsalt teete valesti. Ja nii on ka siin. Minu senine keskendumine, mis on kestnud nüüd juba mõned nädalad ja ka enda täiendamine teoorias, see uuring on olnud äärmiselt põnev oma keha peal, nii nagu väe- ja mõnujooga dünaamiline osa või yang-jooga osa
oli selline pidev voolamine ühest harjutusest teise, nii ka nüüd. Ja ma olen üllatunud ka sellest lõppefektist, et kui me oleme tund aega teinud, jõudnud ära teha võib-olla seal 5, 6, 7 kuni 10 harjutust, siis see keha nii-öelda puhtus, kergus ja magusus, mida ma olen kogu aeg reklaaminud, on palju sügavam. See on nagu üks võimas sisemine voog, mis kestab tunde ja tegelikult ka päevi pärast seda. On inimesed, kes teevad neid harjutusi kord nädalas ja neil jagub sellest terveks nädalaks, nad vahepeal isegi ei tee neid. Nii et me ületame siis nende sidekudede järk-järgult õrnalt, plastiliselt nende vastupanu ja selle tulemusel tekivad siis sellised aistingud. Nüüd väga oluline asi on siin, mida ma kohe ära mainin, on energeetiline aspekt. Hiina meditsiini järgi meie keha läbistavad meridiaanid on 14 põhilist meridiaani ja in printsiip siis jõuab nendest 12-ni. Nad läbivad kõiki organeid, kõiki kudesid, ka sidekuded sealhulgas. Ja nüüd selgub, et need süvakoed, milleni muidu nagu tavaliste harjutustega, ütleme tavalise aeroobika ja yang harjutustega, mis tegelevad lihastega, ei jõua. Ja just need süvapiirkonnad kipuvad meil ajapikku hanguma, eriti peale 40. eluaastat. Nad lähevad kangeks, seal tekivad valud, ainevahetushäired, juba hapnikupuudused ja nii edasi. Lihaskiud enam ei libise üksteise suhtes ja sidekoe suhtes, nad leepuvad, nad armistuvad, kui on seal traumad olnud ja nii edasi ja me muutume nii-öelda paindumatuks. Ja nüüd lihase ülesanne on kaitsta näiteks kõõlust. See ongi see vastupingega venitus, et kui ma siin nüüd hoian vastu, eks ju, või kui ma teen ette kummarduse, ette alla kummardumise, siis ma hoian vastaslihastega, reielihastega vastu, reie ja säärelihastega. Ja lihased kaitsevad nüüd, et ma ei painutaks liiga kaugele ja liiga järsult nii-öelda, vaid nad nagu turvavad seda. Ja selle tulemus on see, et kui ma olen mõned korrad niimoodi painutanud, siis võib-olla paari minuti jooksul minu painduvus kasvab silmnähtavalt. Ma suudan käsi viia järjest madalamale ja madalamale, sest minu keha tunneb, et on turvatud. Ja nii ka siin. Nüüd selgub, et nendes sidekudedes hoiustatakse suurt hulka kehaenergiat. Ja kui toimub nende piirkondade nii-öelda stagneerumine, kui me ei ulatu sinna nii nende tavaliste harjutustega, siis üldine energiaringlus meie kehas samuti aeglustub. Siit ka see võimas energeetiline, väga sügavalt nauditav efekt, mida ma mainisin, et selline sügav puhtus, kergus ja magusus, mis nagu voogab kogu aeg kuskilt nii-öelda üles. Kui me räägime nüüd yang-organitest, siis nendeks on lihased, nendeks on nahk ja nendeks on veri. Need on sellised pealispindsed asjad, eks ole. Ja seal me kasutame jõudu, seal me kasutame mingeid raskeid hoidmisi, näiteks nagu ka Qigunis, Kundalini joogas. Aga in-printsiibi puhul lihased on täiesti lõdvestunud. Meil on sellised asendid, klassikaliselt öeldakse, et on 25 põhilist asendit, aga kui nüüd loovalt asjasse suhtuda, sest enamus klassikalistest asenditest läheb nii-öelda nabast allapoole. Ja ülakeha jääb nagu välja venitamata, eks ole. Õlavöö, kael ja nii edasi. Seljad, rinnad võib-olla rohkem, aga just see kõige ülemisem osa. Ja nüüd me saame seda printsiipi rakendada kõigile kehaosadele. Me saame luua uusi harjutusi. Veel enam, me saame luua väga pehmeid üleminekuid
ühelt in-asendilt teise. Ja see on väga loominguline protsess. Ma olen siin avastanud paari nädalaga mitmeid uusi harjutusi, mida ei ole mitte kuskil nii-öelda joonistel, mida me võime leida. Nii et kui me need piirkonnad avame, siis ka me saame ligipääsu nendele hoiustatud energiatele, mis loomulikult pidevalt ka nii-öelda kasutatakse ära ja uuenevad. Ja siit tuleb väga huvitav ajalooline seik. Me teame, et näiteks templites, kirikutes, kloostrites hoitakse mõnikord reliikveid, mis on siis pühakute luud. Ja nüüd selgub, et see ei ole mitte niisama. Meil on võimalik oma energia ülejääki salvestada mitmel moel. Me võime seda salvestada näiteks oma aurasse. Aga aura on suht kergesti ligipääsetav, sealt võib seda varastada. Ja kõige turvalisem on seda salvestada luudesse. Ja nüüd pühakud või valgustunud salvestavad seda energiat, mis on väga tervendav loomulikult tohutul hulgal. Nii et need reliikviad, need luud kiirgavad seda tervendavat energiat sajandeid pärast seda. Nii et kui inimesed lähevad sinna ligi või lähevad kellegi pühaku nii-öelda hauale, siis nad lihtsalt tervenevad seal. Lisaks, kui nad veel ka abi paluvad või palvetavad. Hiljuti oligi siin üks lugu ühe kloostri vanemast pühast naisest, kes olid väga tugevate tervendavate võimetega ja siis ta teatas äkki oma nunnadele, et homme ta sureb maha. Ja kõik olid muidugi ähmi täis, et kuidas sa niimoodi sured, inimesed käivad su juures, eks ole, ja tervenevad ja kuidas sa niimoodi ära lähed. Aga ta ütleb, et te matate mind siia kloostri aeda ja inimesed tulevad mu hauale ja tervenevad samamoodi. Ja väidetamisi täpselt nii ongi, et piisab minna sinna hauale, kus need luud on siis seal kuskil nii-öelda puusärgis ja kogu see aura, kogu see tervendav väli, mis seal ümber on tervendav. Nii et see seik ka nagu kinnitab seda in-joogalikku ligipääsu siis nendele salvestatud energiahulkadele. No, on võrreldud ka akupunktuuriga, et kui me või nõelraviga, kui me kõrvaldame blokeeringud, eks ole, meridiaanidest, nendel kahel moel, siis in-jooga on nagu akupressuur. Et me nagu vajutame meridiaanidele, mis siis kulgevad, paari kaupa, et on in- ja yang meridiaan ja siis nad lähevad ka meie organid on paari kaupa. 6 organite paari, eks ole, Hiina meditsiini järgi, näiteks, eks ole, neerud ja kusepõis, eks ole, maks ja sapipõis ja nii edasi, magu ja põrn ja nii edasi ja vastavalt siis ka need igasse organisse läheb siis ka in ja yang meridiaan minu praeguse arusaama järgi. See on nüüd hästi pealispinne selline. Nüüd veel, mida annab selle in-jooga puhul, kõigepealt atraktiivselt tähele panna, esiteks see, et ma olen teinud 5 palliskaala erinevate harjutuste, erinevate hoidmiste nii-öelda efekti kohta. Ütleme, et kui number 1 hinnang on selline meeldiv, ütleme 0 on neutraalne. 1 on meeldiv, siis 2 on mõnus, 3 on eufooriline, 4 on ekstaatiline ja 5 on orgastiline. Ja nüüd ma olen avastanud, et tegelikult me saame 5 palli peal teha kõiki harjutusi. Juhul, kui me kasutame lisatugesid. Need on siis erinevad padjad, erineva suurusega, mida me saame lihtsalt alla asetada. Selja alla, käe alla, jala alla ja nii edasi. Ja niimoodi me saame endale tekitada sellise optimaalse asendi, mis on 5 punkti asend. Ja see 5 punkti asend on nüüd selline, et seal keha läheb niivõrd võimsalt magusaks ja puhtaks ja kergeks, et me tahaksimegi sinna jääda. Ma mõnikord mõtlen, et kui me räägime siin ida mingitest valgustunutest, kes seal
terved päevad olid siis sügavates samati seisundites, siis nad olid, esimesed jooga-aasanad olid ju meditatsiooni asendid ja seal oli 2 nõuet, et ta oleks mugav ja et ta oleks püsiv. No lootusasend ja pool lootusasend ongi sellised püsivad asendid, kuid kui meil on see paindlikkus nagu hindudel, et nad saavad need asendid vabalt sisse võtta, siis need ongi yin-asendid ja need on ääretult mõnusad. Me lihtsalt sukeldume sellesse keha puhtusse, kergusesse, magususse, siis me avastame veel pranajamad, hingamise veel magusamad, eks ole, sõõmud nii-öelda, mida me sinna lisame. Ja sealt edasi meie meeled täielikult juba pöörduvad sellesse õndsusesse, mida me kehas selle venituse ja hingamise, kehaistingute ja hingamishaistingutega juba oleme saavutanud. Ja seal me saame nüüd minna süvitsi juba nii-öelda jooga 3 kõrgemale astmele, kus me keskendume juba teatud piltidele või ka meeletühjusele, kus me saavutame siis enesliku keskendumise, me ei pea enam nii-öelda punnitama ja lõpuks me samastume siis selle kõrge, väga kõrge teadvuse tasandiga. Nii et siin ongi see, et me tahakski nagu nendesse jääda ja täna mul oli selline kogemus, et noh, ütleme, kui mul tund kestab mingi 1 tunni, eks ju, me jõuame seal võib-olla, noh, viimati vaatasime kella, kell oli, äkki oli juba nii palju tunde oli möödas. Me olime teinud 5 harjutust. Tähendab, aeg kaob üldse ära. Me oleme pidevas selles mõnuvoos nii-öelda. Ja ma ei tea, kaua mina täna siin tegin, ma avastasin neid üleminekud ühest harjutusest teise, kuigi no seal vahepeal võib lihtsalt puhata, lõdvestada, võib teha mingeid yang-liigutusi, eks ole, vastavalt, kuidas keha parajasti tahab teha, et siin ei ole nagu reegleid. Et kui me õpime oma keha kuulama, siis me saame alati teada, mida keha järgmisena tahab teha. See on niimoodi ka aeroobikas, see on niimoodi ka yang-joogas, eks ole, ja seda enam yin-joogas. Ja ma vist olin selles nii-öelda eufoorias siin, ma ei tea, 1,5 või 2 tundi järjest. Aeg kadus ära, ma ei vaadanud see kella. Ja siis ma äkki avastasin, me võime ka selles asendis magama jääda, et miks mitte võtta sisse mingi selline hästi leebe ja mõnus asend voodis ja jääda sinna magama. Sest see võib tuua väga võimsaid, selgeid, puhtaid ja nauditavaid unenägusid, sest meridiaanid avanevad. Meridiaanide energia muutub meile kättesaadavamaks. Ja sama asi öösel näiteks, kui meil on pool unes, me pöörame külge või midagi, me võime võtta sisse mingisuguse yin-asende lihtsalt ja siis magada edasi ja vaadata, mis siis juhtub. See eksperimenteerimine unenägudega on mul alles ees. Muidu ma siin nimetan Ilona Karulat, kes on võimne esile kutsuma öö jooksul mitu selget unenägu, neid juhtima ja seejärel ka lõpetama ja uut alustama ja nii edasi. Siis miks mitte kasutada keha võimalusi nii-öelda unenäo joogas. Et sellest ma kindlasti räägin mõnes järgmises videos, millised võiksid olla seal siis tulemused ja seda saab liita siis ka nii-öelda punase kärbseseenega, mis on ju ette nähtud just nimelt selliste võimsate unenägude saavutamiseks, just nimelt, et me joome seda enne magama minekut ja see efekt toimub unenägudes, et miks mitte need 2 asja üle ühendada. Nii et lähme siit nüüd edasi. Muidugi, kui nüüd teha tugevamalt neid venitusi, nii-öelda, kus me ei järgi seda naudingut, vaid me oleme mingis neutraalis või isegi natukene ebameeldivas, et siis võib juhtuda selline asi, et me oleme, siis äkki see side annab järele. Ja kui me nüüd sealt asendist välja tuleme, siis oleme väga ettevaatlik, väga järk-järgult ja väga aeglane, siis seal võib see venitatud side olla niivõrd habras, et meile tundub, et me ei saagi enam püsti, me ei saagi enam käia, kui selle ruttu mööda või teeme mõne vastandasendi ja nii edasi, liigutame dünaamiliselt, see yang nii-öelda toonus taastub. Mina ei ole nii kaugele läinud, ma alles, ja kas ma üldse lähengi? Sest et nagu ma ütlesin, lihased kaitsevad sidekudet,
Aga mida kaitseb sidekude? Sidekude kaitseb liigeseid. Ja vaadake, sportlastel mõnikord lihased rebenevad, tippsportlastel jah, aga need paranevad, aga sügavamad traumad on need, kui rebenevad sidemed või kõõlused. Ja see võtab juba pikka aega, kui sellest terveneda. Ja jumal hoid, kui midagi lõpuks veel liigesega juhtub, sest et tippsport on nii-öelda inimvõimete piiril ja vigastusi on seal palju. Ja see ongi selline läänelik young sport nii-öelda. Ida sportimine on vastupidine. See on yin, see on naiselik. See on mõnu, see on ekstaasikeskne, see on orgastiline. Ja kogu minu väe ja mõnu jooga tegelikult saigi kunagi alguse Soome hästi pehmest jooga praktikast. Et sealt ma sain selle esimese kogemuse, hiljem ma siis hakkasin otsima kogu maailmast neid kõige mõnusamaid harjutusi, neid ise ka täiendama, täiustuma ja ka ise leiutama, avastades neid printsiipe. Aga nüüd me oleme siis yin-jooga juures. Vaatame edasi. Mida me saame siin veel olulist öelda, enne kui me lähme siis esimese nii-öelda näidistunni juurde. Nii. Millal siis yin-jooga, lisaks kõigele sellele, mida ma siin atraktiivseks muutsin, ütleme natukene madalamalt mõeldes ja argisemalt, et kellele ta siis nagu sobib. Siin esiteks suure füüsilise vaimse koormuse korral. Kui me rapsime nii-öelda päev otsa ja me ei leia kuskil rahu ja meil see purjusahv, keda on nõelanud eriline ketrab edasi, eks ole, võt siis ta sobib. Ja kuna yin-joogat on soovitav teha külmade lihastega, seal ei ole vaja teha mingit soojendusharjutus enne seda, sest et just niimoodi me jõuame kiiremini sinna süvakudedeni. Siis on seda soovitav teha kas hommikul või õhtul, kui me oleme natukene juba maha rahunenud. Minu treeningud on olnud kell 7, 7-8 ja ma olen teinud nüüd nii hommikul kui ka õhtul. Muidugi koos tegemine on oma, et nauding ja lisaenergia, eks ole. Aga ma olen aru saanud, et õhtune yin-jooga on palju nauditavam kui hommikune. Ma ei tea, miks. Kuigi jah, kui ma nüüd oma eksperimentides siin leiutan edasi, siis võib juhtuda, et vahet ei olegi. Aga ütleme niimoodi algajatele kindlasti õhtune treening on nauditavam. Ja ta ei ole ka liiga hiline, ta ongi niimoodi selle piiri peal, sealt edasi läheb nagu liiga hiliseks. Ütleme 7-8 veel täitsa okei. Nii, teiseks ta sobib siis nendele, kellele on oluline organite tervis läbi nende tasakaalu. Ja ka nendele, kes treenivad oma lihased, et kes on väga jangid nii-öelda selles mõttes jõusaalides, et siis nad saavad nagu anda lihastele lõdvestust ja samal ajal edendada oma sidekudet, mis siis hoiab ära ka vigastused, kui me tõesti teeme niimoodi anaeroobses režiimis, mida mina üldse ei soovita, eriti vanemealistele. Et kõik on aeroobses režiimis, välja arvatud ja intervalltreening, kus me nagu eraldi äratame siis veel kasvuhormooni. Aga hiinlaste puhul on imeteldav, et kui me nüüd hakkame seda yin-yang tasakaalu vaatama, mis on tao? Milline on tao seisund? Tao seisund on selle yin'i ja yangi otse keskmine piirjoon selles tai chi märgis. Ja see on ühtlasi ka kaose ja korra piir. Sest kui me elus nii-öelda kasvame, siis me pidevalt läheme tundmatusse, tundmatusse. Me läheme sinna piirile ja avastame uusi võimalusi. Kuni ülivõimeteni välja. Ja kes mäletab Jordan Petersoni, siis, kes on väga põhjalikult uurinud neid polaarsusi inimkonna traditsioonitarkuses
just kõlbelisi arhetüüpe ja nende üleminekuid ja piire ja praktikaid, siis kangelane, kui tekib ühiskonnas kaos, kui olemasolev kord on ennast ammendanud, kui on toimunud tekkinud revolutsiooniline situatsioon, et valitsejad ei saa enam vanaviisi valitseda, valitsetavad ei taha, eks ole, siis ilmubki kangelane sinna piiri peale ja võtab nüüd kaosest välja uue kõlbelise korra, milleks kogu ühiskond on nagu oma arengukriisis valmis selleks transformatsiooniks. Ja nii on ka see Tao seisund on seal keskel. Ja nüüd, kui me hakkame tegema, praktiseerima nii yin kui yang printsiipe, siis meil võib tekkida meistritele omane tundlikkus ka kogu ülejäänud elus, ka psüühikalal, ka vaimses, ka hingelises tasandis. Et meil tekib nagu selline selgelt tundmine, kas me oleme tasakaalus, kas me oleme keskel või on yin või on yang tasakaalust väljas. Ja siis me balansseerime, see on nagu köiel käimine või köiel tantsimine, kus me algul vajame hästi pikka ritva, et hoida tasakaalu, siis järjest lühemat ja lõpuks läheme ilma. Et selle perspektiivi ma endale avastasin ja sellist perspektiivi ma tahan sisse viia ka oma treeningutesse, et me ka psüühika tasandil ei lange ära kuskile kaugele auku, ühte äärmusse kraavi. See saab olema täiesti välistatud, sest me oleme nii tundlikud selle pisikeste vale sammude või kõrvale kaldumiste suhtes, mida nüüd Hiina kultuur, taoistlik kultuur on avastanud ja arendanud täiuslikkuseni. Nüüd veel vajavad siis yin-joogat, lisaks nendele, kes rapsivad seal tugevalt ja teevad kõvasti jõutrenni ja tahavad tasakaalustada, kui meil on vigastused, nii nagu vastupingega venitus, mis on võib-olla veel efektiivsem või mida saab koos kasutada. Muidugi seesama ühekülgne trenn, kui trenn on ikka liiga yang, siis seda fitness juba teab, et seal ikkagi tuuakse need lõpus vähemalt need yin-asjad juurde. Halvad tööasendid, mis on meil rühi ära rikkunud, eks ole, me oleme küürus kuidagi ja puusavöö on täiesti kinni, sulgunud, me ei saa enam kummardada, meil on raske, meil on valud juba umistused, eks ole. Või kui meil on stress, kui meil on depressioon. Ma ise olen tähele pannud, et need mõned nädalad, mis ma olen siis valdavalt teinud inni, et minu loovus on karanud lakke. Sest me teame, kui meie alumised energiad, ütleme seksuaalenergia aktiveerub, siis ma olen vitaalsem ja kui ma olen vitaalsem, siis ma olen ka loovam, et see vaimne energia ka nagu tõuseb, et see shen nii-öelda. Ja vot seda ma olen enda puhul nende harjutustega seoses märganud, vaatamata oma niigi kõrgele vitaalsusele, eriti viimastel aastatel. Nii et kõigi nende patoloogiate puhul, mis ma siin tasakaalutuste puhul, mis toimub, siis toimub see muu hulgas siis ummistumine ja ägastamine ja ka üksteise külge seondumine, kleepumine, et lihaskihud ei liigu enam, eks ole, nad ei liigu sidekoe suhtes ega oma vahel, eks ole, ja siis tekivadki sellised kangestused või rebestused. Ja nüüd me paneme, ja nüüd on vastupingega venitusest, me teame, et mööda neid linte, mis jooksevad meil kõigist kehakülgedest ja ka spiraalselt meie jäsemetel, kogu meie rindkerel, eks ole, kuklast kuni jalakannani välja läheb üks sidemeliin ja sidemed on kahte tüüpi. Me teame, et seal on kollageen ja seal on elastiin. Nüüd elastiin on see, mis on elastne, plastiline pool. Kollageen on see, mis on jäigem, mis hoiab, püsitab. Elastiin laseb venida, annab järgi. Nii et seal on ka nende vahel nagu tasakaal. Ja siin ka, kui meil ainevahetus ja liikumisvaegus ja kõik, siis hakkab kuhjuma kollageeni ja elastiin taandub ja me muutumegi üheks kamakaks, kes enam ei saa ei kummarduda, ei istuda ega astuda.
Vaatame edasi. Nüüd klassikaliselt, kui me loeme siin klassikuid, näiteks Paul Grillit, kes nii-öelda rajas kaasaegse in-jooga, ühendades 3 erinevat traditsiooni, oli loov andekas mees ja on siiamaani seda, siis asendeid tehakse 3–5 minutit. Mõnda asendit ta soovitab ka 20 minutit. Ja kui ta tsiteerib seal ürikuid, siis seal mõnes öeldakse, et kui ma mäletan, seal Ivengar ütleb, et seda harjutust tehke nii kaua, kui vähegi võimalik. Tähendab, see peab olema in-harjutus, muidu me ei saa teha, yang-harjutust ei saa teha, kui vähegi. Kui me hakkame püsivalt tegema pikaajaliselt yang-harjutusi, me lihtsalt lõhume ennast ära. Ja kui me hakkame järsult ja tugevalt tegema in-harjutusi, siis me ka lõhume ennast ära. Nii et in-harjutus on selline leebe, õrn, järk-järguline, plastiline, hästi tagasisidestatud aistingutega. In-joogas kardetakse, et mõned harjutused mõnedele inimesele ei sobi. No näiteks inimesel on ischias, et siis ei sobi eriti mingisugused puusaliiges, eks ole, seal venitused. Aga kui ma nüüd liidan väe- ja mõnujooga printsiibil in-printsiibile, siis on asi väga lihtne. Minu majakaks on minu aistingud ja ma mitte kunagi ei võta sisse asendeid, mis on valusad. Jah, eri juhtudel tervendamiseks ma võin võtta, kuid mitte valusamad, kui nad muidu on. Tuleb ka läbi valu minna, jah, kui on sellised erijuhtumid. Aga kui on selline igapäevane profilaktiline nii-öelda tegevus, lisaks sellele, et in-jooga niikuinii tervendab. Ta tervendab sidekudet, aga ta tervendab ka organeid, sest ta paneb ka seal energia käima. Ja me saame valida erinevaid asendeid erinevate organite jaoks. Näiteks meil on mingi nõrk organ, näiteks neerukuse põis. Me teeme näiteks seda sama liblikat, eks ole, mis meestel mõjub ka eesnäärmele, eks ole, urineerimisprobleemid seal, naistel menstruatsiooniraskused, sünnitusraskused ja nii edasi. Me teeme lihtsalt seda asendit siis. Ja nii, et neid kahte ei tohi segi ajada. Ja kui me teeme seal kuni 5 minutit, tegelikult meistrid ütlevad, et me teeme tunde järgi. Ma võin teha palju kauem. Ma võin teha ka lühemalt mõnda asja, kui ma tunnen, et nüüd aitab. Ja kui me teeme algul väikese sellise meditatiivse sisseminemise ja lõpus siis seda laipasendit või pöördeasendit 5 minutit, siis teine printsiip on see, et kui me nüüd saame selle maitse suhu, siis me ei hakka rabistama neid in-harjutusi seal 3–5 minuti kaupa. Me hakkame neid tegema pikemalt. Me lihtsalt vajume sinna ära, kaome sinna ära. Me lähme täitsa samati seisundisse, me võime saada meie, nagu ka senises väe- ja mõnujoogas, ütleme seal poole treeningu pealt juba, kui me langeme välja hingamisse, siis nii meie keha kui ka meie meel lahustuvad ühes tükis. Ja ma olen mingisuguses puhta teadusseisundis lihtsalt mingi aeg. Et me kasutame loomulikult ka eri hingamisi. Lisaks veel in-jooga nii-öelda klassikale. Ja see aeg on siis väga individuaalne ja poosist väljatulek peab olema hästi õrn ja ettevaatlik. Eriti kui me kogeme sellist haprust, et me oleme tugevamalt mõnda asendit teinud, mida ma alguses mitte kuidagi ei soovita ja ongi soovitav teha algul kergemaid variante. Kui me tahame sama piirkonna sidekudet venitada, siis me algul teeme kergem variandi. Ja siis tunde järgi. Ja me lõpuks tahamegi teha nii-öelda raskemaid variante. Ja kui me teeme adra asendit näiteks ja ma saan jalad viia küll üle pea, nii et ma natuke tõstan ka tagumikku üles, aga edasi ma ei saa enam, eks ole. Aga siis võib juhtuda, et kui ma olen 2 nädalat teinud neid asju, siis mul on jube mõnus viia varbad vastu maad juba, eks ole, ja jääda sinna. See on ka üks in-jooga asend. Nii nagu ütleme ka, mis on tohutult lõhkuv asend, üks Shindo asenditest, kui me lähme sinna jõuga peale, kus me istume oma jalga vahele ja laseme seal ennast selili. Me võime kohe ära rebestada oma põlved.
võib-olla ka puusad. Aga kui me oleme siin mõnda aega teinud, selline venitus võib olla meile hästi mõnus asend lõpuks ja me võimegi sinna jääda magama kasvõi. Uskumatu, eks ole. Olles samal ajal võib 90-aastased. Siin Paul Grilli ütleb ka, et kujutage nüüd ette seda sama asja, kui te olete 90 ja 100. Loomulikult tänu sellistele praktikatele te saavutate teatud vitaalse vananemise, te saavutate teatud eatuse. Teie bioloogiline vanus saab olema palju-palju noorem. Rääkimata teie elujõust ja loovusest, mis nii-öelda kestab surmani välja. Selle hetkeni, kui me nii-öelda kaasa antud elujõud on lõpuks otsas. Prenataalne elujõud, mida me saime oma vanematelt. See on nüüd Hiina meditsiiniline mudel. Niisiis väljatulek. Mõnikord me teeme vastandpoos ja vastandpoos. Inilik vastandpoos peaks olema lühem. Me võime teha selliseid aeroobseid liigutusi, kes on nüüd teinud väe ja mõnujoogat, on müriaad erinevaid aeroobseid liigutusi, mida me saame teha. Et siin ei pea enam midagi ja loomulikult mida keha ise tahab teha, seda teeme. Niisiis, nüüd yin-jooga asenditel on tavaliselt erinev nimi võrreldes yang-jooga asenditega. Ja üldse joogas ei tohiks olla kanoonilisi nimesid. Seal on väga palju erinevaid nimesid erinevatelt autoritelt, koolkondadelt ühe sama asendi kohta. Ja mina olen ka neid nimesid lihtsalt hakanud siin kohandama, mis tundub mulle selgem. Et kui ma ütlen, et upakil asend, eks seal põlvili upakil, siis on selge, ma ei pea seal mingit sanskriti-keelset või tea, mis looma või lindu, sest mõningad asendid, nende nimed mitte kuidagi ei väljenda minu jaoks nende asendite iseloomu. Et ma parem leian eestikeelsed asjalikud asendid, eks ole, millest kohe, kes on korra teinud, kohe tuleb meelde ja saab aru. Nii. Nüüd, kui me rääkisime siin sidemetest, liigestest, liigese kapslitest sealhulgas, kõhredest, luudest ja kõõlustest, siis need nii-öelda fastsiad või fastsiaalsed võrgustikud, fastsiad, seda öeldakse selliste sidekudede kohta, millel puudub nagu nimi, mida on väga raske niimoodi üheselt määratleda. Et kui need esimesed 5, kui sinna alla ei saa nagu liigitada, siis me ütleme lihtsalt fastsiad. Ja kui me vaatame neid pilte ja fotosid ja joonised, siis me näeme, et see fastsiate võrgustik tõepoolest, see elastiini ja kollageeni võrgustik, kas need on siis lehetaolised, linditaolised, niiditaolised ja nii edasi, ta ühendab nagu kogu keha üheks tükiks. Ja kogu keha tegelikult ongi ühes tükis, näiteks kui me võtame kõõluse, kui me võtame lihase, kõõluse ja luu, siis need ei ole 3 erinevat asja, vaid need on 3 organit, mis lähevad üksteisest üle. Lähevad üksteiseks lihtsalt üle. Nad on nagu üks ja sama asi 3 vormis. Nii et see luu läheb üle kõõluseks ja kõõlus läheb üle lihaseks järk-järgult. Me ainult tinglikult eristame neid oma nii-öelda anatoomias. Ja nii on ka kõige muuga. See on hämmastav ühtsus ja ka energeetiline ühtsus, mis meie organismis on, nagu me nüüd ka läbi nende harjutuste hakkame avastama. Võib-olla tõesti, et algul, kui me teeme neid harjutusi, me ei tunne nagu eriti mitte midagi. Me vaatame, et oleks see mugav, meeldiv, mugav, meeldiv, kõik. Et ei oleks ebamugav. Ja me saame sättida neid padjakesi igale poole endale, eks ole, ja kuubikukesi ja rullikesi. Kõige parem on võtta üks paraja suuruse padi ja keerata see rulli. Minu meelest see on palju parem kui mingi poroonrull. Sest seda patte saab serva pidi kasutada väga erinevate asendite toetamiseks. Kui mul ei ole vaja nii suurt rulli sinna alla. Ma võtan lihtsalt selle padja ühe väljaulatuva serva ja panen külje alla ja minu asend on juba stabiilne. Ma saan nautida seda täiega. Ilma selle väikese toetuseta. Mul oleks natuke ebamugav, ma ei saaks seda niimoodi teha. Nii et võtke, mina keerasin sinna 2 rihma veel ümber
ja pehme padi, padjapüür on seal all, seda saab alati vahetada, eks ole. Ja neid võib teha eri suurusega. Ja siis võib olla ka selliseid lamedaid patju, mida panna siis mitu tükki üksteise peale, näiteks panna näiteks, või siis on mingi suurem jäigem rull, mida me paneme endale siia alaselja alla, kui me lihtsalt lamame selili. Sirutame käed ka välja, eks ole. Me oleme lihtsalt sellises laipasendis, aga meil on see esiosa venituses kõik ja selg on kokku surutuses, kuna sinna alla, alaselja alla on pandud mingisugune rullikene, eks ole. Nii et alati treeningul peab olema kaasas selliseid abivahendeid või on nad koha peal olemas, eks ole. Ilmselt neid juba valmistatakse ka spetsiaalselt erikauplustes, kuid saab väga lihtsalt, võib ka võtta mingisuguse suure saunalina või teki ja keerata see lihtsalt rulli. Ja üldiselt in-jooga matt võiks olla laiem tavajoogamatist, ta võiks olla niimoodi vähemalt 2 joogamatti laiust või isegi natuke rohkem ja pehmem. Et see võiks olla mingi selline isegi tekk või vaip. Mina teen siin kodus, mul on selline vatimadrats all ja seal peal siis mingi soe villane tekk veel, eks ole, et oleks soe ka külje all. Ja hästi mõnus on ja seal on ka ruumi igat pidi siis, isegi see lai, ta on laiem kui joogamatt, isegi selle peal on juba ruumi teha kõik võimalik asju. Nüüd ma ütlesin, et suurem osa klassikalisi harjutusi on siis alakehale, aga teades printsiipi saame me teha neid ka kaelale, õlgadele, minu pärast kas või kuklale ja nii edasi. Kuid vananedes pinguldubki, läheb pingesse eeskätt alakeha, eriti puusavöö. Ja kui me nüüd tahame teha vaheldumisi yin ja yang harjutusi, siis kogenumad soovitavad. Mina tegin ka täna lõpus yang harjutusi sellise mõnuga, ma tegin need, ma ei tea, 10-15 minutit otsa sinna, sest lõpuks me peame sealt sellest nii-öelda stagnatsioonist, et kui me yin-joogaga üle pingutame, siis öeldakse, et tekib stagnatsioon. Kui me yangiga üle pingutame, tekivad vigastused, eks me lõhume ennast lihtsalt ära. Kuid ma ei ütleks, kui me nüüd võtame selle mõnukeskse markeri, mida klassikaline yin-jooga ei rõhuta, et see ongi nüüd see täiendus minu poolt. Ma vahepeal mõtlesin, et nimetan oma jooga orgastiliseks yin-joogaks, et see on see 5 punkti, nii-öelda 5. kõrgem tase, eks ole. Et ma juhin tähelepanu sellele, et kõiki asendeid saab teha selle maksimumi peal, kui me kasutame lisapatjasid toetuseks. Ükskõik kus kohas, millise keha osa all. In-joogas klassikas öeldakse, et meil võib olla seal, mõni ütleb seal, et see on keeruline, see on raske isegi, eks ole, aga kui ma olen selle ära teinud, siis on nagu mõnus. See mind ei rahulda. Et siis, kui ma teen, on justkui raske ja keeruline ja alles siis, kui ma ära lõpetan, siis on mõnus. Ei, kogu aeg peab olema mõnus. Ja kogu aeg kasutades neid lisapatju ja edendades seda energeetikat, avades energeetikat ja venitades neid ligamente ja muid, eks ole. Ma liigun järjest kõrgemale tasandile mis tahes harjutuse puhul. Kui mul on algul 1, siis ma lähen 2, 2-lt 3-le, 3-lt 4-le ja lõpuks mul on kõik 5 peal. See on ekstaas, see on pidev ekstaas, mis võib kesta tunde ja ma võin seal minna ka väga sügavatesse meditatsioonidesse. Sest in-asendid on meditatsiooni asendid. Ja kui me vaatame ajalugu, millest klassikud räägivad, siis algul oligi, nad olid umbes pooleks, ütleme seal mingil ajal mingi 15 asendit ainult teada, eks ole, ürikutest. Ja siis tuli see yang ajastu, võt see jooga tungimine läände, kuna lääne inimene on yang inimene, siin käib niimoodi tippspordi suunas, hammad risti ponnistades, läbi vigastuste, läbi ülepingutuste, eks ole, mina ise ka pingutasin seal teismeeas nii ropult, et ma jäin kasvuskängu, ma jäin haigeks ja taastumine võttis mul kuskil üle 10 aasta.
sest ma olen niivõrd andekas lihtsalt ja ma ei osanud ennast tagasi hoida. Ma läksin yin-yang tasakaalus nii välja ja ka treener ja minu vanemad ei osanud mind tagasi hoida. Ma ei kujuta ette, kas ma kaotsin seal vähemalt poole oma elujõust. Vaid muidu ma elan 120, siis oleks võib-olla 256 nagu doktor Lee, eks ju. Et natuke kahju, aga no mis teha. Võib-olla see on karmiliselt kuidagi mingi õppetund ja tuleb kasuks hiljem. Nii et nüüd hingamiste osas mul on eraldi loengud, 1 või 2 loengut. Seal on 6-7 erinevat väga võimsat hingamist, mida saab kasutada yin-joogas ja saab kasutada ka eraldi. Ühte neist ma soovitan kasutada yin-jooga tunni lõpus, eriti hommikul. See annab meile lisaenergia laksu läbi hingamise nüüd. Ja ma soovitan alustada yin-joogat, vähemalt kui me ise teeme Tiibeti hormonaalse võimlemisega. See 7 minutit, mis käivitab need sisesekretsiooni näärmed, mis on väga lähedalt seotud meie meridiaanide energiasüsteemiga. Nii et see võiks olla see alguse lõpp. Ja lõpus muidugi kõige innime asend on loomulikult yang asend või laip asend. Ja seal pannakse veel põlved alla ka midagi, eks ole, et ka põlved on lõdvalt meil seal ja käed on laiemalt ja kui seda ruumi on seal mati peal. Ja seda vähemalt 5 minutit. Või teine võimalus, et me teeme mõne pöördasendi. Näiteks istudes pöördasend on üks kõige kaifimad asendid üldse. Nii nagu see rööviku asend või see ettekummarduse asend. Need on kõige orgastilisemad asendid joogas üldse. Nii et, aga see pöördasend, see ka samuti tasakaalustab nüüd need kehaenergiad uuesti ära, mida me oleme yin-harjutustega viinud sinna ja tänna, eks ole. Ja veel, mida võib teha, on siis see ida ja pingala, see ninasõõrme hingamisteks, see tasakaalustab ka mõlemad pooled ära. Kui me tunneme, et midagi on natuke veel tasakaalust väljas, võime teha mõned korrad siis seda, eks ole ju, klassikalist jooga hingamist, ninasõõrme hingamist. Ja pärast seda minul ja ka paljud soovitavad teha yang-harjutusi. Sinna lõppu panna kohe üks. Et kui me nüüd teeme yang-harjutusi ja yin-harjutusi segamini, siis ei ole soovitav neid teha niimoodi ühe kaupa vaheldades. Vaid teha näiteks 15 minutit yangi ja 15 minutit yinni, järjest niimoodi. Ja me ei pea alati ka vastandharjutusi kohe tegema. Näiteks yinnile. Ma võin teha ühe külje peal mitmeid erinevaid harjutusi. Ja siis teha teise külje peal samu harjutusi, vastandharjutustena. No kui ma teen külgharjutusi, siis ma teen mõlemale küljele, eks ole. Ja sama asi on, et kui ma tahan mingit yang vastandharjutust teha, ma võin teha terve trobikonna yin-harjutusi ja siis ühe yang-harjutuse sinna otsa, mis on siis vastandharjutus, mis toob sisse natuke dünaamikat. Või ma siis harjutuste vahel lihtsalt lõdvestun. Näiteks laipasendis või selles samas mingis teises hästi kerges asendis. No väikelapse asendis näiteks. Nii et me saame siin valida, et kas me liigutame, kas me lõdvestume, puhkame lihtsalt minuti jagu seal 5-minutiliste harjutuste vahel või me teeme grupikaupa neid yin ja yang nagu siis vaheldamisi. Nii. Nii, lähme nüüd siis, mul tundub, et harjutuste juurde. Vaatame täna mõningaid põhilisi harjutusi. Ma natuke ajan sinna juttu juurde, mida me saame ise teha. Siin, me saame läbi töötada erinevad kehaosad erinevate harjutustega. Ja neid lisaefekte ma juba rääkisin seoses magamajäämise ja unenägude ja muu sellised. Nii. Vaatame, mis meil siin siis nüüd on. Millest üldse alustada? Millest mul meeldib alustada yin-jooga kompleksi? Millega pärast viimasel ajal mulle meeldib, ja mulle meeldib ka see nimi muide, see on hirveharjutus.
näete. Ma lihtsalt istun. Kui minu keha võimaldab niimoodi istuda, et mul on tasakaal. Ma ühele poole saan niimoodi istuda, teisele poole mul ei ole tasakaalu. Ma võin midagi panna selle parempoolse tuhar alla ja ma saan istuda rahulikult tasakaalus. Mingi selle padja ääre nüüd. Või siis ma võin toetuda käele. Siin selg on sirge. Pea on ühel joonel. Selgroog, võt sellistes arendates, selgroog on õrnalt sirutunud. Ma ei ole kuidagi küürus või lõtkus seal. Ja näete, käed siin tasakaalustavad, hoiavad mind nii-öelda püsti paremini. Käed iseenesest lähevad nagu paika. Ja ise näete, mis siin eks ole venib. Ja kõik need asjad peavad olema nüüd mõnu piirides. Nii põlved, nii puusad kui ka jalalabad. Ja kui ei ole, siis me võime tagumiku alla panna mingi padja, eks ole, tõsta ennast natuke kõrgemale ja teha seda sama asja mõnu piirides. Nii. Sama asja saab teha, siis ma näitan ka seda toengasendit. Näete. Sama hirv. Aga lihtsalt toeta. Nüüd käsi toetab. Ta on lukustatud või õrnalt lõtkus ja siin praktiliselt lihased ei väsi. Ma võin väga kaua niimoodi toetuda sellele käele. Ja kõik lihased on lõdvestanud. Välja arvatud selle käe lihased muidugi, aga nad ei väsi. Nii. Lähme edasi. Sellega me alustasime. Siis mida ma teen? Siis mulle meeldib järgmisena teha okei. Mul meeldib tegelikult teha sellist poolatra. Siin on nüüd ütleme veerandatra. Näete, siin mul on see rulli keeratud padi on mul siin puusad all. Aga kui mul ei ole seda fotot siin praegu välja pandud, kui ma nüüd selle alt ära võtan, siis jalad lähevad ülespoole, aga käed hoiavad endiselt samas asendis seest poolt. Ja ma saan niimoodi lihtsalt olla. Ka siis, kui mul seda patti ei ole, lihtsalt jalad on üleval pool. Aga kui ma tunnen, et minu alaselg võimaldab viia jalgu kaugemale, kui ma seda toetan, siis ma lähen nagu juba poole adraasendisse. Põrved on lõtkus, näete, ma ei hoia nüüd lukus. Ja kui ma nihutan seda patja veel rohkem selja alla või natuke suuremat patja, ma saan viia juba jalad peaaegu maha, eks ole. Kui mul on juba see paindlikkus, et selg annab mulle nii palju järgi, et ma saan mõnusalt olla selles. Tähendab, asend peab olema mugav, kui ta on meditatsiooniks mõeldud, ja püsiv. Siin ka padjaga toetades asend pole mitte ainult mugav, vaid ka seda asendit saab teha kuni 5 punktini välja. Nii-öelda orgastilisuseni välja, kui me abistame ennast nende abivahenditega. Nii, algul ma teen siis veerand, siis ma teen selle pooladra, eks ole, sinna. Ja mida ma teen järgmisena? Nii, ütleme, et ma olin praegu selili, jah? Üks minu lemmikasendeid. No, enne seda ma võin teha väikse sellise venituse. See on nüüd ka minu leiutis, seda ma kuskil näinud ei ole. Seda me tegime ka dünaamilises väe ja mõnu joogas, aga siin lihtsalt käte asend mulle meeldib. Et ma viin käed nagu siia pea kohale, võtan küünanukkidest kinni ja seejärel lõdvestan. Ja siin jalad viin risti nagu rätsepistesse. Ma ei pane jalalabasid kokku, mis on ebamugav, vaid ma viin lihtsalt risti siia kubeme alla nii-öelda. Ja vedelen niimoodi. Selg natuke läheb nõgusaks ja ma venin mõnusalt. See on väga huvitav venitav asend, sest mingi venitus peab olema. Ma võin teha asendeid, kus venitust ei ole. Sel juhul ei ole seda venituse efekti. On väga mugav asend, näiteks tagurpidi uu, jah. On väga mugav asend, aga mingit venitust ei ole. Ma võin niimoodi puhata seal, ma võin niimoodi lõdvestuda. Kus on jalad on puusade kohal, käed on õlgade kohal, õrnalt kõverdatud.
jalalabad ja käe biopesad, mul ei ole seda pilti praegu siin. Selle võib panna järgmist, see on üks lemmikharjutusi, lõdvestusharjutusi vahepeal, puhkeharjutusi. Nii, mingi aeg vedelen selles, eks ole, 3-5 minutit, kui ma just ennast ära ei unusta sinna, võib juhtuda, eks ju, kõigi nende harjutustega. Nii, ma olen selili, vaatan, mida ma nüüd saan siit edasi teha. Näete, enne oli hirveasand istudes, aga nüüd minu üks lemmikasendeid on hirv lamades. Näete, siin tuleb panna lihtsalt õige jalg õiges suunas. Ma algul ei saanud aru, panin alumise jala siia ettepoole ja ülemise jala sinna tahapoole, ma ei ulatanud. Aga kui ma panen niimoodi pealmise jala, no ma panen vasaku jala, eks ole, paremale poole ja parem jalg vasakule poole, siis ma ulatan väga hästi, ääretult mõnus asend. Siin on küll pisike joogamatt, eks ole, aga ikkagi. Ja sinna võidki jääda. Näete, siin on see rullikene nüüd näha mul ühest suuremast padjast, siin on 2 nahkrihma ümber ja siin saab, ta on otsiti ja ääreti nii pehme, et seda saab kasutada siis ka väiksemateks toetusteks. Ja näete, käed, mis hoiavad, ei väsi ära. Siin on ainus lihas on need sõrmelihased, mis hoiavad. Nad ei väsi ära. Me võime lõputult olla selles asendis, kui kõik muu on selle 5 punkti piirides. Ja see on tegelikult üks orgastilisemaid asendid jällegi. Kui me oleme saavutanud mingi sellise paindlikkuse. Nii. Nüüd me olime selili, jah? Olime selili. Okei, tuleme siis siia ettepoole. Võtame siis selle liblika asendi. Selle puhul öeldakse, et kui sa jõuad teha ainult ühe asendi, siis tee liblikat. See tundub selline 0 või 1 punkti asend algul, jah? Kui meil paindlikkust on vähe, siin regullida saab suht vähe, eks ju? Me võime olla püstisemad. Nii palju saab regullida, et kergem on viia, kui käed viia altpoolt. Siin on säärte pealt, aga käed võib viia alt läbi siia labajalade juurde. Siia labajalade kõrvale. Me ei ulatu küll seda sõrmseongusse viima võib-olla. Ja siin me siis on ette kummardus, liblika asend ja see ongi see asend, mida ma mainisin, et kui meil on urineerimisprobleemid vanemealistel näiteks siin, meil on eesnäärme probleemid, naistel on menstruatsiooniprobleemid ja on sünnitus seal ees, eks ole, siis see avab kõik need ummistused siin ja need asjad hakkavad lihtsalt paranema, tervenema. Ja mõnikord ma teen seda alguses. Seda mõned autorid soovitavad teha esimesena, et alustame siis nagu raskematest algul. Kuigi alustada tuleb kergematest, aga ta ei ole nüüd nii raske, et peaks ette tegema mingeid kergemaid variante. Siin on jah, käed on näete sõrmseongus ja jalad-alad on koos. Ja jällegi liigume 1-2, 2-3 ja nii edasi, kuni ma kujutan ette, mina küll 5-ni ei jõua praegu selle asendiga, aga ma kujutan ette, et kui see elastsus kasvab, siis mingil ajal võib isegi see ime juhtuda. Niimoodi. Nüüd me olime siis liblikas, mis me tahaksime edasi teha. No mina heidaksin vahepeal selles asendis võib-olla isegi pikali laipasendisse, vedeleks seal natuke või ka liigutaks näiteks jalgu, võtaks toengiste ja liigutaks jalgu vasakule paremale, põlvedes kõverdatud jalgu. Ja seeläbi ma natuke liigun ka tegelikult iseenesest matil,
edasi või tagasi, eks ju. Et väike selline dünaamiline yang vaheldus siia. Ja nüüd on üks kõige mõnusamaid harjutusi, mida millega pärast nimetatakse röövikuks. Minu lemmikharjutus siin, eks ole. Noh, muidu klassikalise yang joogas, eks ole, võetakse siit pahkluudest kinni, kuid siin võivad käed olla kõrval või isegi küünalnukid kõverdatud. Et me toetume küünalnukkidele ja kogu küünarvarrele. Nüüd selg võiks olla võimalikult sirge, siin ta tundub natuke nagu kaarjas olevat, aga tuleks hoida sirge. Ja pea võiks olla rindkere joonel, et ta ei ripu siin alla. Ega ta siin ka ei ripu, ta ongi nagu selgrooga tahab olla ühel joonel. Ja nüüd me selle kaldega regullime seda painet. Ja see on üks kõige magusamaid asendeid ja see magusus tekib siin väikevaagna piirkonnas. Need on need alumised keskused meil tsakrad nii-öelda ja siia võikski jääda, siia võib ka magama jääda. Et me saame selle kaldenurgaga regullida, et leida see kaldenurk, kuhu me tahaksimegi jääda ja kuhu me lõpuks kaomegi ära. Me võime siin hakata mediteerima, võime siin hingamisharjutusi teha ja nii edasi. Kui meil on algul probleeme selle nii-öelda, nüüd öeldakse niimoodi, et meie meele vaike režiim, tavainimese vaike režiim ehk vaikimisi olev režiim on purjus keda on nõelanud herilane. Et meil mõtete, mälestuste ja piltide virvarr siin kogu aeg, me ei saa kuidagi seda pidama ja see on kohutavalt väsitav. Et kui me tahame seda, kui selline kehaasting ei vii meid vaike režiimist välja, siis me kasutame veel eri hingamisi, mis veel paremini köidavad meie tähelepanu. Nii et meil on siis 2 tähelepanupunkti, need väga mõnusad astingud ja siis see väga mõnus hingamine. Ja me saame sellega lõdvestuda ka oma meele tasandil. Nii. Vaatame edasi. Siin me teeme lihtsalt natuke rohkem harjutusi muidugi ühte treeningusse, mis võib-olla ka 1,5 tunni tavaliselt klassikalised. Võib-olla ei mahu isegi kõik see värk. Nii, me olime nüüd ette. Ja nüüd teeme siis seda upakil asendit, kui me juba edaspidi oleme. Me ei ole praegu vastand asendisse ehk kõhuli veel läinud, okei. Ja siin on siis selline upakil asend meil. Ja võt nüüd see on see asend, kus me venitame juba ülalpool naba. Me venitame võt seda õlavööd siin. Meil on nina vastu, nägu mul otse nina vastu matti, saab ilusti hingata. See osa on, näete siin täis nurga all. Jalalabad võivad olla ka päkad sirutatud vabalt, siin vahet pole. Ja käib võt selle osa venitamine. Ja viime selja võimalikult nõgusaks. Ja oleme upakil siin niimoodi, tagumik on üleval. Jällegi algul nagu tundub selline 0 ja 1 harjutus, kuid hiljem, kui õlavöö avaneb, ma usun, et skoor hakkab kiiresti tõusma ja me saame väga nautida ka seda asendit. Nii. Ja nüüd lähme siit siis lapse asendisse. Me olime siin upakil, eks ole. Ja nüüd me tahame natuke puhata, istume oma säärte peale. Käed olid enne ees, viime käed, eks ole, siia taha. Lõdvestades veel rohkem õlavööd, mis oli meil siin pinges, eks ole. Ja niimoodi jällegi nina vastu maatsin. Ja näete, kui me tahame tahapoole istuda ja päkad ei võimalda, siis viime nad risti. Mida pehmem alus siin on, seda kergem on seda päkkade asendit siin teha. Kui me ei saa nii kaugele istuda taha, siis me oleme eespool. Lihtsalt nihutame ennast ettepoole, laup vastu matti.
Me võime olla siin üsna upakil tegelikult. Me ise valime selle, et siin see pinge nii päkkadele kui ka põlvedele oleks mõnus, vähemalt mõnus meeldib. Nii. Oleme lapse asendis. Okei, jätkame kõhuli. Jah, vabandust, me oleme praegu istuli asendis ja siit saame minna nüüd nii-öelda hülge või ta meenutab kobra asendit. Ja see on väga põnev asend. Näete. Kellel joogamati peal on natukene kõva see nii-öelda see häbemeluu, siis siia võib panna mingi padja alla, et püsida selles asendis kauem. Siin on ka pea natuke sirutatud õnnalt kuklasse, kuid kõige olulisem on siin kätenurk. Me võime teha kobra asend, kus käed on siin otsa all, aga see on väga raske asend, vähemalt alguses. Ma ei soovitan sellega nagu hakata piinama. Vaid me viime käed, näete, parajalt ma mahun ära, nii et jalad on mati peal ja käed on siin ääre peal. Ja nüüd käed on kas lukustatud või õrnalt lõtkus, nad ei väsi ära. Ja siin tekib väga mõnus venitus nendele eesmistele lihastele. Siin me surume jällegi kokku, eks ole, need tagumislihased. Ja me võime unustada ennast ka sellesse asendisse. Eeldusel, et käed on, me algul tegime niimoodi, et me võime teha algul käte asend on eespool, korraks vaid, ma sisse hingates või välja hingates ajan ennast üles ja seejärel kohe sisse või välja hingates lasen ennast alla tagasi, kus käed on õlgade laiuselt. Siis ma viin käed natuke ettepoole vahepealse asendisse ja tunnetan seda erinevust. Jällegi viin korraks üles ja toon lõdvestuna alla tagasi. Ja lõpuks ma jõuan sellesse asendisse, kuhu ma saan jääda, kuhu on mõnus jääda, ka nendel, kes on võib-olla algajad. Nii, ja ongi meil siis nüüd... näete, ma algul unustasin teile näidata, on siin see veerand adra asend, näitan sellega meil, see pilt on täitsa siin olemas, jah. Siis kui patja, näete, ei ole siin tagumiku all, näete, selline asend. Võib võtta väljaspoolt käte, võib võtta seespoolt. Kui on väljaspoolt, siis kipuvad jalad laiali vajuma. Miks mitte teha ka jalad harkis sellist venitust? Hiljem, kui ma panen siia padja alla, nagu me vaatasime teise foto peal, vaatame veel korra, jah. Et jääks edasi minek. Me saame siin arendada seda. Näete, siin on padi juba all ja ma saan minna edasi, kui ma saan olla mõnu piirkonnas, vähemalt meeldiva mõnusa piirkonnas. Hiljem siis juba 5 punkti asendiseks. Nii. Mis meil siis veel on jäänud? Veel on jäänud meil... Me olime nüüd juba kõhuli asendis. Ja teeme nüüd, ütleme siis lõpuasendi. Teeme selle sama pöördasendi istudes. See on üks kõige jällegi mõnusamaid asendeid. Näete. Siin midagi mul tagumiku all ei ole. Ma olen üsna kõva põranda peal. Ja näete, ma saan nüüd selle põlvega ja selle labajalaga reguleerida seda venitust. Ma võin ta viia siiapoole põlve, jah? Kui ma panen midagi tagumiku alla, mul on kerge viia ta siiapoole. Ja tegelikult erinevad kehapooled venivad erinevalt. Ja kui me mõnikord ajame segi, et kas me sellele poole juba tegime, siis on hea võtta harjumuseks, et kõigepealt teeme paremale poole.
No mis mõttes paremale poole, et kas parem jalg ette või parem jalg alla, see tuleb ka meelde ette, eks ole. Aga noh, kuhu poole see pööre siis praegu on, eks ju. Et võrreldes ütleme puusadega. Ja sama teeme vastandasendi siis, jah. Ja vot selline pöördasend, eriti istudes, väga mõnus asend, millesse võiks jälle jääda, tasakaalustab meie keha energiat. Kui me oleme teinud eri suundades neid eri piirkondadel, täpselt nii nagu laipasendki. No laipasendit mul siin praegu ei ole. Seda võib järgmine kord näidata. Kus on siis põlvede all on see sama padi ja jalad on laiemalt, eks ole, ja käed on ka niimoodi mitte keha kõrval, vaid niimoodi, noh, näiteks mingisuguse 45 kraadi on niimoodi. Aga hea on, kui see matt on all, sest et põrand võib ka külm olla. Ruum ise on soe, aga põrand võib olla jahedam. Muide, aga jahedas ruumis me oleme teinud, need harjutused tekitavad tugevat seesmissoojust. Võib-olla varbad ja sõrmed on natukene jahedad, aga keha on soe. Me just imestasime siin ükskord, kui saal oli jahe. Ja näete, silmad on kinni. Mina teen kõiki harjutusi silmad kinni. Et ma olen nendes kehaistingutes, naudin neid. Mul ei ole vaja vahtida kuskil. Nii. Sellega ongi siis esimene tsükkel ja muide, see on nagu jõusaaliski, et kui me teeme 3 korda nädalas, siis võib-olla esmaspäeval töötame läbi seal mingid, ma ei tea, jalalihased, ma ei tea, kolmapäeval töötame läbi seal õlavöö, eks ole, reedel võib-olla selja ja kõhulihased, nii et me vaheldame neid. Ja nii me saame ka neid komplekse teha niimoodi, et me vaheldame neid, me asetame põhirõhu mingi ühe lihasgrupi, mingi ühe sidekoe grupi venitamisele. Ja järgmine kord venitame mingit teist gruppi nagu rohkem, nii et vahepeal me teistel laseme nagu rohkem puhata. Ja siin on vaja natuke ka loomingulisust, sest tõesti praegu ülalpool naba olevate harjutuste valik on väike. Siin tuleb veel uurida, tuleb ka ise luua juurde, nagu ma olengi juba ka teinud. Ja niimoodi me saame lõpuks siis hakata neid asju vaheldama. Nii, aga sellega ma täna siis lõpetaksingi. Ma loodan, et teil oli väga huvitav, saate seda videot kasutada siis ka juhendina ja kogu seda teoreetilist osa, mida ma ka kordan oma järgmistes videodes, tähtsamaid asju ja ka uusi asju, mõningaid momente, mis tulevad juurde. Nii et soovitan teile head harjutamist ja head tõusmist mööda seda nii-öelda taevaredelist siis meeldivast kuni orgastiliseni välja. Kõike head teile, jälle nägemiseni.